Tere kallid kuulajad ja vaatajad, meil on täna uus podcasti osa ja meil on täna teile jälle üllatus, sest meil ongi ainult üllatused kogu aeg. Ja meie üllatusest teeb kokkuvõtte Kirsti. Tere armsad podcasti kuulajad, vaatajad ka minu poolt ja tõepoolest meil on selline äge podcast jälle tulemas, kuna ma ei tea, kas elus vist öeldakse, et küsige ja teile antakse, on ju, ja me oleme siis küsinud nendelt ägedatelt 50+ inimestelt ja olemegi täna saanud siia ühe väga ägeda naise, keda me ei ole varem tundnud, aga oleme jälginud ja vaadanud ja kuna me oleme nüüd teada saanud, et tema on umbes pool aastat tagasi liitunud Elu 50+ klubiga, see tähendab saanud 50, siis tere tulemast, Kaire Vilgats. Tere tulemast! Mul on nii hea meel ja esiteks see, kuidas sa ütlesid, et küsija sulle antakse, see on mu lemmik väljend. Sest et ma olen seda kogu aeg täheldanud oma elus, et tõesti mis iganes olukorras. Kuule, aga nüüd tagasi selle juurde, et 50+ on ju, sa said jaanuaris vist on ju, nii et umbes täpselt pool aastat oled nüüd 50 olnud, et no mis siis muutunud on? Midagi ju otseselt, mitte midagi ei ole muutunud. Ma just mõtlesin enne siia tulles, et tõesti ma ju tunne on ju see, et ma olen ikkagi see noor tüdruk, tütarlaps. No tunne on selline ja see ei ole muutunud, et mulle ikkagi meeldivad samad asjad, mis mulle meeldisid teismelisena ja sealt edasi on ju. Et rõõmustan, no võib-olla nüüd see on laienenud muidugi need rõõmud ka, aga ikka rõõmustan niisuguste samade asjade peale, nagu sõpruse ja ma ei tea, uute asjade ja selliste lihtsate asjade üle. Et ma tunnen, et ma ei ole vana. Võib-olla see on hästi tüüpiline, et räägime mõnest haigusest, mis on tulnud, aga ma ei taha nendele liialt keskenduda, võib-olla vahel tuleb ikka jutuks, et näe, nagu ütled, põhimõtteliselt nagu jutu jätkuks, näed, mul ikka see isjas on ju siin, mul on see vasak külg aeg-ajalt annab tunda, aga et tegelikult ei taha ju sellele keskenduda ja muutunud. Ma ei tea, ma ei tunne, pigem 50, natukene enne 50 eluaastat on tulnud hoopis see avastamise soov, avastada, õppida ja tõesti enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks, et varem me korra juba mainisime siin seda heatüdruku sündroomi, aga et nüüd on tõesti see, et kas mul on siis jäänud elamata mingisugused asjad, kus ma need miks, et nüüd ma loen need küsimused ja nüüd ma tahan nendele vastuseid ja nüüd ma rõõmustan, ehk siis ma olen ju ülikoolis ja rõõmustan asjade üle, mis ma sealt saan. Nendelt õppejõududelt, oma kursakaaslastelt. Kui ma niisuguse väite ütlen, et võib-olla on ikkagi küpsus see, mis praegu annab selle et kui sa oleks läinud sinna ülikooli nüüd 25 või midagi sihukest, siis panu väga, sa oled praegu täpselt seal kohas, et sa läksid seda tegema, kuhu sa küpsesid vanusega. Mina nagu näen niimoodi. Midagi sinna jõudma. Aga mina tahan veel siia öelda, mina ju ka tegelikult just siin või suvel sain tehtud omal selle mikrokraadi, sain Tallinna Ülikoolist kätte, visuaalkunstiteraapia, jube äge, jube lahe on ju. Aga tead, mul on vahest nendest õppejõududest lausa kahju, kui meid küpseid ja tarku inimesi seal jube palju on ju rivis, selles mõttes, et see toob ka tegelikult hästi teistmoodi aspekti, aga ma mõtlen, et ka kogu selle grupi formuleerumisele ja sellele, et tegelikult on jube lahe. Palju teil on grupis vanus, keskmine vanus? Sessioonõppes meil on kas mul 8 tükki oli neid, muidu üks oli otse keskkoolipingist, gümnaasiumist ja mina ja, kes seal oli? Mina olin kõige vanem. Ja siis on
siis 30-seid, võib-olla 20 seal vahel, sihuke ära kaetud see maa. Aga see dünaamika on ju vaata teine, et mina mäletan seda, et no tegelikult ma käisin ju esimest korda, ma käisin ülikoolis, ma siis ka päris koolipingist ei läinud, mul olid ikkagi juba lapsed ja ma tundsin ennast siis juba tohutu küpsena ja täiskasvanuna, aga see oli ikkagi teistmoodi. No sa ei õpigi endale, vaat mulle meeldis see lause. Ei õpikski endale, sest et ei, ma ei ole, mul on tulnud pähe ka, mis ülikool, kes käivad üldse ülikoolis, ma ei ole siuke inimenegi ja noh, mida ma ju praegu õpin ikkagi ülikoolis ka on need inimtüübid, et noh, et kui sa oled kinnistunud mõtteviisiga, on ju, ehk siis sa võtadki ennast juba, sa sündisid ja tegelikult see andekus ja mis sul kõik, see on siukene siin, et see ei ole midagi, mis tuleb kuskilt juurde. Või siis sa oled avatud mõtteviisiga, ehk siis sa tahad kogu aeg areneda. Sa ei võta ennast kui mingit valmis toodet, jah. Et ema ei tootnud sind selliseks. Vaid nüüd sa tõesti arened ja suudad muutuda ja küpseda ja tegelikult ka ebaõnnestuda. Et ega see ei ole kõik üks mingisugune lust ja lillepidu, kui ma räägin seda, et läksin ülikooli, noh, ja muusika ju minu teema on. Ma ütle veel kuulajatele ka, mis sa õppima läksid? Ma läksin õppima siis kooli muusikat, ehk siis praegu lõpetasin teise kursuse, 2 aastat veel minna ja siis on mul juba natuke rohkem õigust ka olla muusikaõpetaja. Kuule, sa ütlesid ühe hästi laheda sõna, ma võtan kohe sabast kinni, ütlesid andekus on ju. Et selle kohta on huvitavaid teooriaid, ma olen kunagi kuulnud ühe hästi hea loo, oli selline lugu, et noh, olid 2 poissi on ju, Mati ja Priit, olgu nad siis nimega, üks sündis muusikute perekonda ja teine sportlaste perekonda. Ja Mati oli siis seal sportlaste perekonnas ja väiksest peale talle siis anti nagu, noh, anti palli visata ja hüppa kaugust ja tee seda ja käime jooksmas ja Mati siis muudkui aga tegi on ju, aga Priit oli sündinud muusikute perekonda, tema sai pilli mängida ja natukene juba klaverit ja ikka puhus ja ikka lõi trummi ja noh, tegi kõiki asju on ju. Ja kui nad siis kooli läksid, mis neile siis öeldi? Matile öeldi, et oi, kui andekas sa oled spordis on ju, ja Priidule öeldi fantastika, milline talent, kui andekas sa oled kui muusikas, kui tubli on ju. Kiideti kogu aeg, nad muudkui tegid, olid tublid on ju, aga kas sellel on siis tegelikult nagu talendi ja andekusega pistmist või nad olid lihtsalt seda väiksest peale harjutanud? Ma küsin sinu käest. No ma olen ka pigem seda meelt ja ma saan aru, et ikkagi uuringud ka seda pigem tõestavad. Et jah, see keskkond, kus sa nagu oled ja mida sulle kõige rohkem ikkagi harjutatakse, milles sa siis treenid. Noh, et kui ma tegelikult scrollin telefoni, siis ma saan selles väga heaks aastaid. Aga jah, et minul ema ja üldse vanaisa ja väga siuksed lihtsalt muusikahuvilised inimesed. Et see muusika nagu oli kogu aeg mul oli igal pool. Et mul vist ei olnudki nagu muid ootusi väga. Palju sul talenti oli? Kuidas see üldse? Ma ei tea, mis asi see üldse on. Et noh, mul on kogu aeg räägitud, et issand kui andekas ja noh, siis ma olengi võtnud seda siukse muutumatu asjana, et mina olen andekas, palun. Minule meeldiks nüüd tuua väide. Siin on andekas. Joome kõigepealt klaasikese andekas. Ma pole ju andekate jooki veel avanud. Või me ei ole sulle kallanud, palun vabandust. Andekate inimeste nagu terviseks selles mõttes. Me kõik oleme väga andekad siin. Kõik ongi andekad. Hullult äge, et me oleme veel kõik juurde ka hakanud õppima, on ju. Juurde võtnud. Seda ka. Juurde võtnud seda ka. Juurde võtnud, ma just üritan mitte nüüd jälle natukene hoida. Nii, ma toon nüüd siukse väite nüüd. Kujuta nüüd ette, kui sina ja mina oleksime sündinud baleriinide perekonnas. Mina ka. No sina ka. Ja me kõik kolmekesi. Oleks meile nagu andnud seda talenti, et me oleks saanud balletti tantsida Pluikade järve. Kõige parema tahtmise juures.
kõige parema trenni ja tahtmise juures ei saa minust kunagi valget luike. minul tuli lugu Ei saa, sellega. Ei saa, mul võib olla ideaalne keskkond, teatris lava peal sündinud. isegi nüüd, kus see body positiivid ja igal poole tegelikult on neid baleriine ju ka, kes aga klassikaline baleriin on ikkagi hoopis teistsugune. kuule, ma pean rääkima ühe loo, mina olin väike tüdruk ja mind pandi karakterdantsu tantsima, ma isegi ei mäleta, miks ja kuidas, on ju, ema ilmselgelt aitas kaasa ja siis kõik läksime ja oli plieed ja kõike mulle hullult meeldis ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et huvitav, miks mina kunagi solistiks ei saa, et mina olen kogu aeg seal tagareas ja tantsin ainult vene tantsu, on ju, ja Tarantella läks ka ja ma mõtlesin, no ei saa solistiks, on ju, ja siis meil tulid need esinemis nagu need riided, mis oli ja siis ma sain aru, kui selle solisti seelik läks mul siit ümber põlve kinni ja siis ma sellel hetkel nagu istusin ja mõtlesin, et huvitav, äkki ma siis sellepärast ei saagi solistiks, aga see on ilmselt neid ainukesi hetki minu elus, kui ma olen nagu kuidagi nagu kurb olnud sellepärast, et pärast ei ole mind enam seganud. See oligi hetk, ma arvan. On ju. Räägime sellest, mina olen teid jälginud ja te nii Dagmariga olete, issand, kui ägedad te olete. Ma praegu vaatan, et teie olete ka nagu mina, Dagmar. Siuke nagu oma. Nii tore. Dagmar ei saa veel klubisse, ta on noor, tema on liiga noor. Ma kontrollisin üle. Ei kõlba kutsuda. Ei kõlba, ta peab usk raapima paar aastat. Las kriibib. Et kui me rääksime kehapositiivsusest, on ju, see ongi see asi, mida mina ütlen ka seda, kuhu see nüüd kadus, on ju. Kõik hakkasid Ozempikut või midagi muud süstima ja nüüd keegi enam ei ole kehapositiivne. Mina ei saa, ei taha ja las olla nii. Ja nüüd sina oled kogu aeg kõigi ees, on ju? Olgem nüüd ausad, kas sinu, mina ei kujuta ette, kui ma näen, et sa oled 100 kilo või oled sa 50 kilo, et mina vähem naudiks sinu laulmist. Noh, aga see ongi see. Nüüd ongi see 50 tulnud ette, on ju? Et täna, ma just rääkisin ühe noore inimesega, kes ütles, et tema nüüd eile käis kõik mingisugused mitu eri trenni, mis ta kõik teeb, et olla nagu hästi fit. Okay. On ju. Ja siis ma ütlesin, no kas täna lähed ka? Ja täna ma lähen jõusaali, täna ma rassin jõusaalis. Ja siis ma ütlesin, et aga ära endale siis ikkagi liiga ka tee, et lõppkokkuvõttes ikkagi naudi ka nagu seda elu ja et ära piitsuta ennast nii palju. Noh, et siis ikkagi, et noh, tahaks seda kaaslast sellist, noh, et muidu äkki jään üksikuks või. Et see on olnud vähemalt minul täpselt sama fookus, on ju. Et ma tahan endale kaaslast, et keegi üldse mind vaataks. Nii, aga kuhu ma nüüd jõuda tahan, on see, et lõpuks, kui ma olin mõneti nagu võib-olla kaotanud juba lootus, et ma üldse kedagi leian. Siis, kui ma võib-olla vähem seda otsisin, siis sattus minu ellu inimene, kes ei hoolinud minu välimusest, kellel ei läinud korda see minu, vaid meie suhtlus hakkas absoluutselt muust tasandist nagu pihta. Et see väline või et see on mingisugune see teema, või lihtsalt igapäevaseid mingid vestlus, arutelud, lihtsalt maailmavaadete siukesed jagamised ja et me saame üksteise isiksust. Ma tunnen, et minu kaaslane hindab minu isiksust, mitte minu ruumi. Sellel ka mitte midagi viga ei ole. See on väga äge. Ma lihtsalt tahangi seda öelda, et julgustada, nagu ma arvan, et ma ei tea, kui palju neid alla 50-seid meid siin vaatab. Mõned ikka salaja vaatavad. Jaa, nad juba vaatavad ette, mis teist saab. Eelmäng on see. Jaa, et lihtsalt nagu julgustada, et kui sa nagu piitsutad ennast, et kas ei või olla nii, et sa piitsutad ennast hullult, ei söö seal maitsvaid asju, ei luba endale midagi, vaid ainult piitsutad, et saada see inimene, siis sa saad vale inimese, vale fookusega inimese. Sa ei saa ju pooleli ka siis jätta enam ju. Ja siis on ju kõik. Sa pead surmani piitsutama. Ja siis peadki piitsutama, sest et ta valib sind mingi teise
asja nimel ju. nagu kuidagi oli siuke lause nagu lihakombinaadis lehma kaal maksis, vaata, mida suurem lehm, seda rohkem sai raha, on ju. Olgem nüüd ausad. Täpselt. Et terve elu oled see liha letis olnud. Kogu aeg ja inimeste puhul vastu. Parim liha. Aga meil on siin üldse palju ja head liha täna. Vaja liha on. Kuule, aga räägi, kas sa oled vahest põdenud ka nagu oma kaalu või enda välimuse või selle üle? Muidugi, see on olnud väga suur probleem minu jaoks. Sellepärast ma üldse selle teemani, mis praegu kuidagi me jõudsime, see on olnud väga suur. Sest minul on eluaeg olnud see. Et ja noh, eks ma olen erinevaid dieete ju pidanud, on ju. Erinevaid natuke õnnestub, siis on jälle see kukkumine ära, siis oled tükk aega seal ära kukkunud. No selles mõttes, et sükses ilusas kumeras vormis. Aga üldse mitte. No ma ei tea, natuke siuke käest laskmine on ka. Võt see on jälle mingi asi, mida peab analüüsima. Et kui öeldakse, et käest laskmine, et samas ei saa öelda, et ma oleks olnud nüüd liialt õnnetu. Siis oma elus. Et võib-olla oskad nagu maailma vaadata ja tõesti nagu nautida ja olla. Kui siis, kui ma tõesti tunnen, et nii, et ma tahangi süüa seda salatit ja 3 korda päevas ja teha trenni. Aga mis siis muutub nagu? Ma ei tea, kui sa nüüd 10 kilo, 20, mis siis muutub? Ma räägin, mitte midagi, Laulad paremini. Me oleme just seda arutanud, me ükskord sinuga arutasime seda kehapositiivsust ja täpselt samamoodi ja ma ütlesin, mina olen ilmselt neid harvu naisi, kes võib nagu öelda, et ma ei ole vist kunagi dieedil olnud. Tõesti? No ma ei ole jah, selleks, et ma olen alati olnud nagu roosa ja rõõmus ja endaga rahul selles mõttes, et ma olen alati mõelnud, et Imetlen. Selles mõttes, et oskaks, vabandust lihtsalt jah, et oskaks ka. Ma olen nagu saanud aru, ma olen ka näinud, et mul on sõpruskonnad inimesi ja sa vaatad, ta on rõõsa ja rõõmus, ta ei pinguta, ta ei maadle, ta ei ole ebakindel. Ta on just selline suur uhkusega kannab seda, mis tal on ja see on imetlusväärne, aga ise seda ei suuda. Ei suutnud. Mina naersin seda ju alati, vaata ma ju läksin suht noorelt Soome, läksin ju õppima ja elama sinna ja kui ma alati kodus käisin, siis ma alati ütlesin valuuta eest söödud. Kõik on enda oma, kõige üle tuleb uhke olla. Ja mitte, et ma nüüd jälle propageeriks, et pigem ongi see, et kes on nii nagu on ju, et aga see on huvitav, et seda kuskilt meile ikka kodeeritakse sisse, on ju. Aga see ongi kuskilt, et mis ma olen ise nagu püüdnud aru saada, et inimesed kritiseerivad, et kui keegi ütleb, et body positivity, et see ei ole nagu selleks, et teie olge ka suured, vaid see on see, et sina ei peaks sina ei hinda, sa ei tea, millega ma tegelen, on ju. See aktsepteerimine, enese aktsepteerimine nagu üldse, mitte ainult kehatasandil, vaid üldse. Et sellega tegeldakse ja siis see on viimane asi, et millele nagu tähelepanu pöörata just see, et need teised inimesed. Sa ütlesid kihvtilt ennem, et kuni siiani, mis nüüd muutunud on? Ma arvan, et esiteks see, et ma leidsin selle inimese, kellega me oleme nagu hästi palju arutanud üldse maailma asju. Ja üks asi, nagu ma ei ole varjanud, ma käin ju teraapias ja ikka veel ja imeline terapeut on mul, kes, et see ei tähenda, ühesõnaga, ma lihtsalt räägin oma elu asju, millega ma jälle maadlen, on ju, ja siis ta aitab mul jälle näha mingid muud nurka, et need on need, kuidas ma maailma näen, need on sisse harjutatud, on ju, ja siis tema aitab jälle mul nagu lõhkuda seda mingit seina, või seda. Ta aitab jälle, näed, aga vaata, näed, jah, ka asju on ju. Nii, et selles mõttes, et ma arvangi, et tema, see mu kaaslane ja vanus, ma ei tea, ma arvan, et see on vanus.
sest mul ei ole vaja kellelegi enam esineda, kellelegi enam keksida või näidata midagi. Tead, sellest me oleme ka siin täitsa palju rääkinud, et täpselt ei viitsi enam nagu esineda, mitte kellegi jaoks nagu midagi näidata ja tõestada, et no mis sa siis saad sellest, on ju? Kas sa pead veel kellegile midagi tõestama? Kui, siis ainult endale ja need on hoopis teised asjad. Ongi see õppimisega seotud. Et ma räägin, koolis just meil nüüd olid ju eksamid ja koorijuhtimine. Nii, et see koori ei ole, sa pead lihtsalt skeemi selgeks saama ja siis õppejõud vaatavad, kuidas sa seda skeemi siis ilma koorita, nagu Peniston on ju. Ja siis mina annan oma parima, siis selgub, et minu nägu väljendab väga palju emotsiooni. Et näiteks meil on uhkesti lugu, on ju. Ei, tegelikult olid näited hoopis see, et oli hakkame mehed minema on üks lugu ja teine on magame me marjuke, no siuke nunnu unelaul on ju. Aga mulle siis öeldi, et mul on mõlemad samasugused. Ma dirigeerin, nagu need oleks mõlemad ühesugused lood. Ja siis ma mõtlen, et see ei ole ju, ma ju tean, et üks on unelaul ja teine on see. Ehk siis, ja seda oli nii raske nagu vastu võtta. Ma oskan oma kehaga töötada, ma olen näidelnud, ma olen mingid asju teinud, on ju. Ja nüüd siuke asi, aga ma saan aru, et nad ei taha ju mulle öelda nagu lihtsalt halvasti. Et seal on järelikult mingi asi ja siis nad ütleski, et pane näiteks filmi ennast, kuidas sa vehid seda. Ja siis ma vaatasingi, et mul on mingi kuidagi hoian seda ja et ma ei suuda kätte viia neid emotsioone. Aina see pehme. Siis ma vaatan, kuidas mu klassi või see kursaõde, tal on ilus pehme käsi ja kuidagi siuke voolavus. Ja siis tekib see, et kuidas mina nüüd ei saa, ma olen kogu aeg saanud ja nüüd ma ei saa. Ühesõnaga see pettumus ja ego on haavata saanud, aga õnneks on ikkagi see, et kõik need teraapiad ja asjad, et ma ei lähe lukku selle pärast, vaid proovin siis, vaatan siis ennast, kuidas mul tõesti see asi on ja proovin lihtsalt areneda. Aga mis seal pead tõstis praegu see, kes ütles, et ma olen alati tüdruku sündroom. Meie sinuga oleme tublid tüdrukud surmane. Kõik peab olema Kas saab lahti sellest üldse või? Ei saa ju. Jaa, harjutamise asi. No täpselt. Saab lahti. Peeglist hakka filmima ennast. Sendi jaaval hakkad. Kõikide harjumustega. Tegelikult saab küll selleks, et see on samamoodi. See on ka külge õpitud, see on harjutatud kodus teha. Ma pean kohe tõestama, ma olen parim, muidu ma ei kõlba. Kuidas ei kõlbad ju küll. Täna oli just oligi see, et mingi sõnalause kuskilt lugesin, et sa ei pea olema parim, vaid sa võid olla hea või? Sellest piisab, tegelikult piisab olla lihtsalt. Aga see on sama asi, millega ma ei ole suutnud leppida, et sa oledki piisav. Üldse sa oled juba piisav. Igatepidi. Jah, et see on nagu nii keeruline, et kuidagi on harjutanud sisse, et ma pean kogu aeg midagi tegema. See on jälle huvitav, sest ma ütlen, et minul on ilmselgelt, ma vahel, kui ma kuulan inimesi, ma olen ilmselt mingil teisel planeedilt, selleks kui ma kuulan inimesi, siis ma vahel mõtlen, et mul on mingi haiglane nagu enesekindlus või et mina ütlesin alati oma mehele ka eksiga, ma mäletan, et kui ei meeldi, et kullakene, et siis tuleb ära lahutada, et paremat nagu nii ei saa. Selles mõttes, et igal inimesel on omad head ja vead, et mõni võib olla mõnes asjas minust parem, aga mõnest on kindlasti halvem. Et seal ei ole nagu olemas sellist varianti ja ma absoluutselt soilise rahuga olen niimoodi suhtunud läbi elu tulnud, on ju. Ennast teeb ka vahepeal naerma, aga nii on ju. Aga see on huvitav, aga see mõttemaailm, et kust tema siis ikkagi hakkab, on ju, et kas see on tõesti see, et mina olen öeldud, et mul on siuke roosa lapsepõlv olnud nagu roosa mull ja ema on mulle alati tohutult usku valanud ja emmele tervis ja see on ikkagi nullmull, mis me siin võtame, et ära ehmata. Ja roosa on ju, aga kuidagi see, et kas see siis mõjutab, aga kas see on ainuke asi,
mis meie nagu elu mõjutab, meil on ju nii palju, mida me saame õppida ja teha ja kuidagi nagu, et ma küsin veel selle tüdrukuga, et kas see spordis on samamoodi näiteks? Ikka kõiges, trennis, igal pool. Huvitav, mul on täiesti nagu miks ma ei õpi küpsetama kooki, siis ma tean, et nad ei tule kõige ilusamad. Mina ikkagi õpin, sest ma tahan tubli olla. Ja siis vahepeal õnnestubki ja siis ju nagu kodus vahepeal öeldakse ikka hästi ka. Issand, kui lahedad te olete. Mina olen see naine, kes küpsetab ka ilma retseptita ja ütleb, et enne me ei tea, kui ahjust välja võtan, et mis tuli. Kui imeline see on. Ei, ma naeran, aga vaat kui erinevad me oleme, on ju, et see on jälle see mõtlemine, aga ei tea. No samas ega ma ei... et ma küpsetan küll jah, aga ma õnneks seal nagu ei ole, seal ma ei võistle kellegagi. Selles kas sinul on olnud, näiteks mina lapsepõlves ei tahtnud kunagi võistelda, ma teadsin, nii ei võida, ma ei hakkagi. Mina ikka üritasin. Sa oled ikka tublim veel kui mina. Ma ikka üritasin ja no kohati ikka siiamaani. Millest sa võistled siis? Ma ei kujutagi ette. No ma tahaks olla ikkagi väga hea laulja. Just. Et noh, sellest ma ei taha nagu lahti kuidagi öelda. No sinu teist sellist kunagi ei tule, kui sinna ainult ja toredat ja lõbusat. Ja see on nii armas, et sa ütled tahaks olla, sa oled. Sa oled, jah. Ega meie podcast ei saa mingisugused need, kes suvalised. Sa alles tahaksid, me võtame ainult, kes juba on. See on ikka privilegeeritud koht. Sest et noh, olgem ausad, alati on kellegi suurem telekas kui minul on ju. See on fakt on ju. Või tuleb neid nooremaid ja ilusamaid peale. Neid ilusaid tuleb ja las nad tulevad ja mulle meeldivad ka noored mehed vaadata. Jaa. Väga hea meelega. Väga ilus on. Isegi mõtlen igasugu mõtteid aeg-ajalt. Me nüüd võib lugeda ja tellima ju. Jaa. No, ma olen nõus. Mis olgu siis? Ega siis enda mees on kodus ka tore, aga no. Küsin veel selle kohta, kui nii-öelda see 50, noh, me oleme sama asja arutanud, et see pole nüüd ju selles mõttes number, me ei saa veel rääkida on ju vanusest ja niimoodi, et aga kui sa mõtled edasi, kas sa kardad vananemist? Vananemist ei karda. Armas vastus. Mida ma nagu... vaat see on see ka ilmselt see tubli tüdruku teema, et mida ma ei soovi, et ma jääks kuidagi kellelegi koormaks on ja mingis vanuses. Või et vaata praegu kõik see menopaus, värgid, et ma saan ju aru, et mul mingid nimed ei tule meelde ja see on hirmutav. See on hirmutav, sest et noh, me ju teame, mis Alzheimerid ja mis hädad kõik need siin võivad tekkida, on ju. Et lihtsalt niisugused asjad võib-olla, aga vanust ennast ma ei karda kortse. Ma käin trennis selleks, et ma oleks võimalikult vitaalne. Sa püsti seisad, eks ole? Et ma seisaks püsti ja suudaks kõndida ja kui mul tulevad lapselapsed, siis ma suudan nende lastega ka veel midagi toimetada ja tegutseda ja olla ka vaimselt nagu heas kohas, et ma jällegi ei oleks kuidagi õnnetu seal, et kõik peavad must kuidagi mind lõbustama või ma ei tea. Et ma nagu selle nimel väga palju pingutan, valem sõna, aga see on mul fookuses. Ja ma teen selleks samme, et ma oleks võimalikult tervislik ja oma vaimse tervisega kohal. Noh, mis on ju siin teema, et noh, kui sa oled ikkagi laulja ja tahad veel lauljana kuidagi toimetada, et siis on ju see visuaal ilmselt väga tähtis. Et hakkavad ju siin kuidagi väga käepärane tundub, et teegas just sealt, jube kiiresti kõik käib, juba lihtsalt saad endale kõik ennast jonksu tõmmata. Aga ma olen seda meelt, et mulle meeldib olla, kui ma saan need lapselapsed, et ma olen nagu päriselt vanaema. Mitte ädine ja tudisev, mitte selles mõttes, vaid nagu vanaema.
mitte kuidagi mingisugune, tahaks olla mingi püss. Vaat see on mulle arusaamatu. Igas vanuses on mingi. Ja nagu igas vanuses ongi mingisugune asi, mis nagu on määratud, noh, minu nägemist pidi. Nii et kui ma hakkan seal 50-st, jah, ära lase sellest käest ära, aga ma ei pea olema püss. Mul on sulle hea uudis. Meil ei tule kortse, nii kaua kui me ülekaalus natuke oleme. Jah. Ma kardan kohe seda praegu, kui ma kõhnaks peaksin saama. Seda kartust meil ei ole ilmselt. Me armastame viinereid näiteks ja me oleme siin jaganud tervisenippe oma kallitele vaatajatele, sööge viinereid ja šipse, siis ei tule kortse. Aga peabki ikkagi mingid rõõmud nagu siin elus ka olema. No muidugi peab. Et isegi kui sa seal mingis vanuses vahepeal teed siukseid hoiad nii-öelda saledit joont, aga ikkagi elu on minu silmis ka ikkagi nautimiseks. Ja ütleme nii, et ikkagi inimese kehatüübid ja kõik on erinevad. Me ei saa võtta kõike ühe pulga peal. Nii lihtsalt on ju. No juba see näiteks, et meie oleme Kairega pikad, sina oled jumbu meie kõrval. Lomast arust ma olen tohutult pikk, aga ma täna tundsin, et Just nii, sai ka meie kahe vahele, ütleme niimoodi, et ikkagi oled kuskil teeme pärast siis pilti, et ma olen keskel olnud vaatame, kes siis, praegu ei ole ju näha. Me korra seisime, aga ma ei registreerinud ära. Sina olid pikk, aga mina olin selgelt lühem. Et näed, eks juba sealt hakkab pihta ja okei. Ja kaalkaaluks nüüd me räägime. No päritolu, jah. Ja päritolu just nimelt. Ütle, kas või käe ümber mõõtaks ole. Ma olen hoidnud inimesel käest kinni, käsi oli nagu oligi teistsugune, eks ole. Nii, ja siis on siuke tore lugu, et lapsed kasvavad suureks. Kui vanad sinu lapsed, vabandust, ma ei ole eeltööd teinud? 22, 20 ja 16. Põhimõtteliselt 2 tükki on juba kodust läinud. Nii, ja nüüd see 16 läheb ka ära, mis siis saab? Ma väga, millest ma nagu saan aru, on see, et võimalik, et nagu mingi hetk ma mõtlen selle peale, et oi näeb kõik pesast välja lennanud. Aga ma saan nagu aru, et see on vajalik samm. Nad peavadki seda tegema. See ongi nende elumissioon, ükskõik mis nemad võib-olla ise arvavad, aga nad peavad saama ise jalad alla ja ise lendama ja ise tegutsema ja otsima ja nii et ma ei tea, ma tahaks väga ja ma teen selleks ka pingutusi, et ma saan olla siuke ka oma aia mingi lilledega seal möllata ja oma peenarde vahel, et praegu ma väga siukest stabiilset asja korraldada ei saa, sest siis, kui on näiteks istutamisaeg, siis on just kõige keerulisem kuidagi leida seda aega. Sest tööd on nii palju, siis sügisel sama asi on ja siis peaks need tulbisibulad ja mis need kõik seal talve üle elama. Siis ei ole selleks aega olnud. Nii et ma siis loodan seda aega leida, et ma olen siuke toimekas, aias vaikselt naudin loodust, lilli, taimi. Kas siis, kui lapsed ära lähevad kõik või hiljem või varem või kuhu sa selle paned selle aia hoidmise? No siis ma peaks ju kuidagi leidma seda, et mu töö ka väheneb. Ahah, nüüd jõuame sinna, siis su töö on ju kaootiline. Väga kaootiline. Kuidas see mõjub sulle? No eks ma mingi hetk saan aru, et seda kõik on nagu nii palju, aga siis ma seangi endale selle, et see on ajutine. Et ma üldiselt nüüd 50-sena ütlen töödele, mis mind ei inspireeri. Üldiselt ütlen ei. Need üks oskus on. See on arenenud on ju aga ma peaks veel seda tegema. Sest kuidagi praegu nüüd just see kevad ja sügis olid nii, et tulid nagu nii põnevad pakkumised. Nagu tõesti põnevad. Et ma ei saanud ära öelda. Nii et siis ma olingi ma ei tea, unetunde oli seal puudu ja stress laes, aga ma seadsin kogu aeg seda, et see on ajutine,
kui see ära saab tehtud, et siis ma teen seda, lähen reisin seal ja ta. Kuule, aga räägime sellest, see on hea teema, et millest sa unistad? Ma räägin, see aed ongi see, millest ma unistan. Kus see aed on? Kodus. Kodus? Oma kodus. Mul tegelikult on seal ju oma väike aiake, aga tegelikult on mul terve elu olnud nii, et ma ei ole jõudnud seal eriti põhjalikult neid oma peenrakesi püsti seada. Et kui oleks see aeg, on ju, küll siis setiks. Miks ma tahan väita, et sa ei jää rahulikuks? Ma kardan ka, ma tean. Küsida, et oota, kellele sa seda lugu praegu räägid? Aga ma unistan. See on armas ju mõelda, on ju. Kas nüüd täie rauaga, eks ole? Mingid lilled mul ikkagi on seal, selles mõttes, et ei ole täitsa lootus. Mitte niivõrd aiatöödest, kuivõrd nagu ajast, mida sa unistad tegelikult, on ju. Aga sul oleks aega. Tänu kaasas reisimisest muidugi unistan väga palju. Kus sul käimata on, mis on sellised reisid? Ma olen käinud Jaapanis, aga ma tahan veel. See oli lihtsalt vaimustav. Ma ei uskunud, et see võib olla nii kuidagi rõõmustav ja südant täite või ma ei tea, nii palju ei käi tegemata seal, see mul ka sealt tuli. See on väga ilus. Ja see on väga ilus. Igal võimalusele kannan. Mulle ka meeldis. Et mulle meeldib see kultuur, loomulikult ma ei käinud nende kodus, ma tean, et nad on koduseinte vahel pigem sellised mingi stressihunnikud, on ju, aga lihtsalt avalikus ruumis on neil väga nagu selged piirid ja seal selles mõttes on väga tore olla, seal on puhas. Seal on täpsed piirid, et näiteks ikkagi metroos sa ei räägi telefoniga ja jaur ei käi seal mingi lõõtsaga mängimas. Nende aiad, Jaapani aiad, fantastiline ju. Mina väga. Kuule, aga ma hakkan praegu kuulama, et oota, sa rääkid aiatööd ja aeg ja Jaapan ja siis sa läksid koorijuhtimist õppima. Igasugu põnevaid asju võib veel tulla ju. Ja, kindlasti tuleb veel midagi uut, mida ma hakkan avastama. Maalida tahan. Vahepeal käin oma 50. nüüd sünnipäeva tegin nii, et kutsusin oma sõbrad sinna vein ja pintsel. Ja maalisime seal. No mul on ju, mina ju tulin ju, olen ka nüüd kohe varsti 2 aastat saab ära, olen töölt ära olnud ja mul on Kentmani tänaval siuke Studio Gallery K28 nagu Kentmani 28 ja me seal teeme, meil on näituseid on ja maaliõhtuid, täpselt seda. Ja ühesõnaga ma hakkasingi tegelema sellega, et pakkuda ka teistele inimestele seda hetke, kuna ma armusin sellesse loovuse protsessi. Mitte niivõrd mõttesse, kui tohutult hea kunstnik ma nüüd olen. Ma hakkasin kunsti ka muidugi tegema ja ma lugesin siin ükskord kokku, et mingi üle 50 töö on juba minu töid nagu kodudes, et ma ikka olen seda ka jõudnud siin juba teha. Aga see loomise nagu võlu, et kui sa võtad värvid ja asjad, see ongi aeg. Selleks on vaja aega võtta. Sa ei saa minna niimoodi, et jooksed sealt läbi, ma pean minema. Aed on ju tegelikult sama, kui sa räägid aiast, on ju see loomine, et sa lilledega hakkad ju samamoodi, vaata, sa võid sealt kompositsioone ja asju luua. Oota, aga kust sul see, nagu see maalimise või loovuse, jah? Sa oled muidu olnud sükse lahtise käe. Absoluutselt, ma olen seda rääkinud ka seda lugu, et ma olen täiesti nagu, mul tuli nagu lambist selles mõttes, et mul oli lihtsalt mingi visioon oli peas ja ma ütlesin oma lastele, et ma ei saa aru, et miks ma näen, et mul on mingi, mina tulevikus seisan kuskil vee ääres ja maalin on ju ja need olid, et kuulsid ära ja kinkisid mulle mingi algava kunstniku seti. Isegi tore! See on nii väärma ja ma mõtlesin, et mina, kes ma esimesest klassist saadik ju ostsin oma töid ja kellele triikisin, ostsin jäätist, kõike ühesõnaga outsource isin puhtalt oma joonistamise ja kõik välja ja siis hakkasin, ükskord vaatasin kodus, et issand, mul ongi ju imeline järvevaade ja kallasin klaasi veini ja võtsin lihtsalt selle nagu maalimisnoa ja hakkasin mätsima neid värve ja armusin niimoodi protsessi ära, et täielik elu muutus. Nüüd ma lähen EKA-sse, ma kahtlustan 10. Päriselt? Ma lähen avatud akadeemiasse, aga mingi umbes 10. kursus on algamas. Sa pidid talle nüüd ütlema seda, sest et tal nüüd on ka. Ma lihtsalt loodan sind näha seal varsti.
sest ma olen absoluutselt kindel, et noh, sul seda aega nagu oli, ma just ja hästi palju oli aega. No aga see ongi see aja. Nüüd sa lähed koju ja mõtled täiendkursus, sa saad ju seda kõrvalt teha veel, kõigi selle töö ja see kool. Arvad, et ei mõtlegi või? Ei no muidugi mõtleb, ma sellepärast räägin ju. Kindlasti mahutab kuhugi veel. Mahutab, ma võin aidata registreeruda. Issand, see oleks väga tore. Tegelikult see on nii lahe see, millest sa räägid, et ja ma ütlen nüüd seda, et me oleme siin nüüd Urmega, no me oktoobris alustasime, et me oleme üle poole aasta seda nüüd teinud neid podcasti, rääkinud inimestega. Tegelikult hästi paljudel tuleb ikka välja see, et midagi teha ei ole, et nagu mingil määral see siuke saavutusvajadus hakkab nagu oma vormi muutma ja tuleb palju rohkem esile hästi lihtsad asjad, et siin on räägitud puhta pesu lõhnast ja sina ütlesid lapsed ja sõbrad ja maalimised ja siuksed hästi lihtsad asjad, mille juurde nagu tahaks tagasi, et see on kuidagi nagu äge. Ja just ka see, et hakkad aru saama, mida ma nüüd päriselt tahan. Tegelikult noores pärast teen väga palju asju selle pärast kellegile. Ja kelle jaoks ma teen tegelikult, see on see. Vanemad ütlevad, mine tee seda või keegi. Enda jaoks. Kas on midagi, mida sa kindlalt mõtled praegu, et ma enam ei viitsi, ma enam ei tee? Ma ei viitsi small talk jääda. Õige. Seepärast me läksime otse asjaga. No täpselt, et ei viitsi. Nagu ma tean, et ma pean seda tegema. Aga ma lihtsalt ei viitsi. Et mulle meeldivad ehedad ja toredad inimesed nagu teie. Teiega väga midagi tore. Sina meeldid meile ka, sellepärast siia kutsusime. Kirsti täitis ühe minu väikse unistuse, sest mina olen alati oma abikaasale öelnud, et minule Kaire väga meeldib, et kas mina kunagi kohtan teda ja aitäh sulle. Nii et me kiidame üksteist. Minu jaoks on täna väga ja tegelikkuses väga huvitav on ka mõelda seda, et kui me mina noorest pärast arvasin alati seda, et ma pean kogu aeg mingisuguseid asju hästi tegema korralikult ja kui nagu see diplomata, et kelle jaoks see diplom eks siis on, kas see on sellepärast, et see näitab, et ma justkui oskan midagi või see, et ma saan ja panen selle seina peale tehtud, on ju. Ja kui ma läksin ka 53 aastaselt kooli, on ju, esimest korda ülikooli ja ma sain aru, et see elukogemus aitab mul seal niimoodi hakkama saada. See valmidus ja ma saangi aru, et ma päriselt nagu mu maailm läks laiemaks. Maht nagu kuidagi, ma näen asjad, ei ole mustvalge, ei ole nii nagu ma nägin seal kodu Maxima töökoht. Sa paned mõtlema elu üle. Kõik need asjad, mis seal on, no sul samamoodi ju. Sa inimeste keskel, sa pead arvestama, sa näed seal grupis palju erinevaid inimesi, kui erinevad maailmad. Saad aru, See on nii äge. See just need erinevad inimesed ja erinevad maailmad. Et see sünergia, mis seal tekib, näiteks ongi see minu kursuse kaaslaste vahel või näiteks meil on seal õppimine, õpetamine, selline loeng, et siis tehakse seal maailma kohvik, ongi seal neli inimest, arutavad sealt mingid teemat, panevad mingid punktid kirja, siis lähevad järgmisse, kus on järgmised. Ühesõnaga, hästi toredad ja kõik need inimesed, kes kokku saavad, nendel on jälle oma mingi absoluutselt teine nägemus. Ja see ei ole kunagi, ei pea olema vale, vaid see on lihtsalt põnev. Ei, see ei olegi vale. See ongi kõige nagu ägedam, et see ei ole vale. See on tema see mingisugune nurk ja see ikkagi nagu näed, et jah, isegi siuke asi. Nii võib ka mõelda. Jah, tegelikult ongi. Aga kas teil on ka tolerantsust on tekkinud nagu? Hirmsasti. Ma aktsepteerin kõike, mis see maamuna peal on. No absoluutselt kõike. Välja on leivasuppi, sest sellest ma sain trauma lapsepõlvest. Mis asi leivasupp? Leivasupp mulle meeldib. No minul rikuti see ära lasteaias, kui mind sunniti sööma ja kui ma ei söönud, siis ma istusin seal laua taga leivasupi taga nii kaua, kui uus söömine peale tuli ja siis sellest on mul trauma. Ja see leivasupp ei olnud ka päris vist tol ajal see. Aga kõik muu on minu jaoks täiesti ja ma ütlen, see on nii äge, et see maailm on kirju ja mida on alati huvitanud see, et ma toon üks näite, et ma ei saa aru, kuidas on üks riik, kus üks inimene ütleb, kuidas kõik peavad tegema. Ma mõtlen, mõelda, mis moodi seda tehakse, et grupid pannakse liikuma niimoodi, mis nende inimeste peas toimub, kus see hirm tekib või niimoodi, et meil siin on tore, me ikkagi saame midagi öelda ka ja olla, eks ole, arvamust avaldada.
aga ma jäin mõtlema, see ongi äge, on ju, et mingil määral oled õppinud aru saama, nagu tolerantsust on tulnud, aga samas on ka tulnud see, et sina ütlesid small talk'i, mina ütlen selle kohta bullshit, mida enam nagu ei viitsi selles mõttes, et noh, ja vaata small talk'iga on see vahe ka, et mina panin tähele, ma olen elanud nagu hästi palju Eestist ära, ma olin 30 aastat Eestist ära ja mujal on nagu veel rohkem kultuuriliselt seda small talk'i on nagu vaja, et sa noh räägidki, et ma mäletan näiteks, kui ma Belgias elasin ja nad siis iga hommikul tulid mu käest, küsisid sa va, et kuidas läheb on ja ma siis hakkasin neile pikalt ja laialt rääkima. Ja neid absoluutselt ei huvitanud. Ja mõtlesin, mis pagana pärast sa küsite, kui sa tead, ei taha, nad ütlesid ma kuidagi, et ma tean ja noh, see oli naljaga pooleks, aga mida see lihtsalt nii naerma on ju. Tegelikult ongi. Ja ongi võt niimoodi ja siis ma naersime, aga sellega sai palju nalja, aga seda small talk'i veel on ju, aga siis kuidagi tuleb veel see teine tasand, mis on veel sellest minu jaoks, et see on juba see, et noh, räägid ja mitte midagi nagu ei ütle, on ju, et noh, seda ka nagu ei viitsi enam, on ju, ja see balansseerimine on tegelikult äge, on ju, et mingil määral on nagu tolerantsus mingite asjade suhtes, sa saad aru ja mõistad, aga siis, kui tuleb see, et tead, siis saad kõrvale lükata ka. Saad lihtsalt kuidagi nagu... No ma räägin nagu see ei ütlemine. Ma tahtsin sa jõuda piiride panek. Piiride panek. Sa ütlesid ära mingid asjad, sest sa said aru, et see... Jah, piiride panek... No ühesõnaga, see on jälle asi, mida ma veel siin teen ja... Aga see on ju hea, et sa veel ei ole valmis. Mõtle, kui õudne see tunne võib olla ühel päeval, kui sa mõtled, et ma olen täiuslik, ma olen valmis, kõik on olemas. Juba praegu mõtlen nii. No vot, ega me ka on ju. Me peame mõtlema, mina pean küll mõtlema, meie oleme väga täiuslik. Absoluutselt. Sina oled niikuinii juba. Sina oled ammu juba. Meie just saime. Praegu siin. Eks ole. Kohe hakkasite. Ja siis me täna rääkisime veel sellest, et tänase podcasti lõpp võiks olla õnneliku lõpuga. Kuidas sa tunned ennast? Kas sul on õnnelik olla? Mul on väga hea olla, sest et kuidagi, ma räägin, 50 pluss juttu, mul ei olegi vist kellegagi olnud nagu rääkida selliste teemad. Nüüd tuleb hakata, tõmban järgida või? Kuule, aga me siin esimese vestlusõhtu juba korraldasime ära, me kavatseme neid veel teha, nii et me kutsume su kindlasti siis vestlusõhtustele rääkima, aga olgem ausad, et seal sai ka räägitud hästi palju, meil oli teemana oligi, et jutud, mis podcasti ei jõua, et ega me kõike siin üle rääkida ei saa, aga täitsa palju on ka sellist, mida tegelikult tahadki arutada lihtsalt kellegiga, kellel ka tuleb peast auru aeg-ajalt või on mingid muud jamad. Ja kui sul menopaus päris peale tuleb, siis küsi meie käest, me teeme juba neid keele ja asju. Massaaži märki või? Kas see läheb veel hullemaks või? Oleneb, kui hull sul on, aga anna niimoodi natukene. Anna aimu nagu, mis on, kas öösel on palav ja okei. Siis päeval oleks sa kogu aeg meele rõõmus kurb, õhtu nutad. Ma nutan õnneks vähe. Nimed ei tule ajuudu muidugi. Uudu täiega. Aga see ongi see, mis ma natuke vahepeal isegi mõtlen, et kas see on nüüd nagu liiga palju seda või see on okei? Ma arvan, et see on okei, aga kindlasti... Teil on mõlemal seda, jah? Meil on juba ka mõlemal tundnud, et me oleme sellest vist natukene ees, me juba kavatseme see 55 saadavad. Kui me oleme kogemusest juba peaaegu. Emeriit, need asjad. Ma olen beebi. Sa oled selle vahepeal täiesti beebi veel. Aga seda just ütlen, et tegelikult on palju selliseid asju, et mida ma ei tea, ei teata, ei räägita ka igal pool ja eks need otsapidi on ka võib-olla sellised ebamugavad tegelikult, et ei nagu viitsi, ei tahagi rääkida igale poole ja endiselt. Ei samas, ma arvan, et ma olen sellest põlvkonnast, et kes võib-olla ei oskagi rääkida või see ei oskagi mõelda, et kas see on mingisugune asi. Ma räägin sulle loo, ma olen väga halvasti maganud alati, kui on valge väljas. Ja siis ma avastasin need sellised uneprillid, aga tänapäeval on mõnusad nagu auk on sees, ripsmed ei lähe silma, udupeened, jumala head, ei ole sirged, mitte need pornofilmi omad, vaid need korralikud. Ja siis mina nägin dokumentaalfilmi, et 40% inimestest maailmas on sellega hädas, sest neil on silmalaud õhuksed. Kui suvel päike välja hakkab tulema ja peledaks, siis mina tõusen kohe üles, sest mul aju ütleb hommik, kujutad ette. Ja ma ei julgenud seal kellegi rääkida, mõtlesin,
kõigil on nii. Mina olen see teine vastand, et minul on see, et kui silmad kinni paned, siis kõik kaob. Mul on ka sama. Kell tiriseb. See valgus, ja minu peab olema vaikus täiesti, sest kui minu abikaasa praegu hakkab ka hommiku sealt minema, ma juba kuulen, kell on 6, selge. No vaata, üks erinevad asjad on ja ei no seda niikuinii kuuled, aga siis ma ikkagi valdavalt üritan nagu edasi magada. See on vanusega tulnud jälle see, et ei saa enam nii sügavalt. Kuule, ma räägin sulle, oli ülihea, vaata siis osadel pidi olema ka see, et nad ärkavad öössiti üles. Mina ju olin siin. Ja minul seda ei ole olnud, kuna ma lähen nii hilja magama ja siis, kui mina ärkan üles, siis on juba hommik. Kuna kui ma magama lähen, alles vastu hommikut on nagu nii hommik on ju, aga ma nägin üks päev ühte ülihead nippi, et kui sa ärkad nagu öössel üles ja und ei saa, et siis keskendu sellele, et hakka oma, sa võid seda silmad kinni teha, aga hakka oma silmadega tegema nagu ringi niimoodi, et vaatad üles, vaatad siia, vaatad alla. Kinniste silmadega. Ja teed kinniste silmadega ja kas te teate, mis on kõige naljakam selle juures, et mina olen seda läbi elu kasutanud, et kui mul on siuke tunne, mul jube harva juhtub, et uni ei tule ennem, kui pea on padjal on ju, aga kui ei saa, siis ma olen alati seda teinud, et ma hakkan nagu silmadega ringi tegema ja see tõmbab pea mõnus täiesti niimoodi ja see oli nii naljakas, et nüüd keegi rääkis sellest, et tee nii. Nüüd anti luba sulle. Ja siis ma mõtlesin, issand, kui lahe, et mina mõtlesin ka, et kõik teevad nii. No ei tee, osad kannavad prille öössel une. Aga need vot kui häid nippe meilt siit tuleb. Mina olen proovinud seda ikkagi 4 sisse, 3 välja. Hingame. Ikkagi see on või? On see 4 sisse? 4, 3, igasuguseid mustreid on, ma ei tea täpselt ka peast neid. 3 sisse, 4 välja. Nii pidi vist ikka, jah. Katsusta nüüd välja tuleb pikemalt. Jah, ma ka hakkasin seda praegu mõtlema. Aga paju tööl on ju. Nii et lähete igasugused nipid ja vanusega tuleb juurde, ma toon veel, mina võin kõvasti selle välja öelda. Mina ei saanud üks päev vetsupoti peab püsti, sest meil on põlved olid nii valusad, ma olin kaua istunud, mingi nädal aega järjest olin kogu aeg istunud, ma ei olnud midagi teinud ja üks päev läksin minna ja sain aru, et ma ei saa püsti enam. Mul on nii valus. Ja siis ma mõtlesin, mis ma teen? Keda ma nüüd karjun appi, eks ole, koolis ka veel seal ja mõtlen, kes see mind sealt välja tõmbab nüüd siis. No siis toetasin, siis tuli mul meelde üks film, kus tädid tegid siukse vetupoti, kus tõstab sind niimoodi sirgete jalgadega üles. Ja sorry, ja no nüüd ma teen trenni, ma tegin selleks ükskord video. Aga kuidas sa said siis? No upitsin ennast, võtsin sealt lingist kinni ja ütleme niimoodi, et viimase sõdas, väga keeruline, siis ma sain aru, menopaus kindlasti, östrogeenid asjad, rääkimata see nädalaga järjest istumist, mis täiesti lubamatu, ma tean seda, on ju. Ja siis ma nüüd igal juhul liigutan ennast. No ja see on täpselt see, millest ma arvan, et sina ka algul ütlesid seda, et liigutama peabki täpselt sellepärast, et ei peaks endale sinna vetsupoti äärde. No kunagi ilmselt tulevad, aga seda ei peaks nüüd 55-selt taluma. Ärme veel hakka. Ärme hakka, jah. Ei, ma arvan ka. Ja õnneks saab, vaata, kui sa teed trenni, siis saab ikkagi need välja vahetada ka. Jaa, jupid ju vahetatakse kõik välja. Aetakse kanalile ja vaadatakse, mis teha. Kuule, aga Kaire ja Urme, enne kui me nüüd selle õnneliku lõpuni hakkame jõudma, äkki sa tahad veel öelda midagi meie kuulajatele, vaatajatele, et otse kaamerasse võid öelda, et midagi tarka, midagi ilusat. Mina tarka. Ainult kulda tulebki sealt. Kõige kulda. Elu on ilus. Elus on armastus. Elus on lilled, loomad, linnud. Minul on akna taga üks musträstas. Ma polnud elus kuulnud, et nii ilusasti võib. Ma pidin selle äppi tegema lahti, mul on see Siuts, siuke äpp, mis tunneb ära, mis lind on. Ja paningi, et ma pole sükest meloodiat kunagi kuulnud. Musträstas ja see kütab mulle iga hommik akna taga. No küll see on ilus ja ta tekitab toreda hommiku. Et praegu on nii tore aeg nautida seda, mis väljas on. Just. Kuula. Ja lase enda sisse. Super. Et sul neid hommikuid palju oleks. Et sul oleks selliseid hommikuid ja ma arvan, et meil kõigil. Kuule, aga siis me vist peame nagu otsad kokku tõmbama. See oli nii ilus praegu, et sulle. Kui sa mulle stuudiosse külla tuled, siis mul on silt kohe ukse peal, et elu on ilus.
see ei olnud tellitud reklaam, aga sulle ütleme suured tänud, Kaire, üliäge vestlus sinuga ja meie kuulajatele ütleme ka, et võtame veel lonksu seda toredat roosat mulli ja ütleme, et kuulake, mis targad naised, ägedad naised ütlesid. Kaire ütles teile, et elu on ilus ja tegelikult täpselt nii on. Nautige sellest hommikul, päeval ja õhtul nii-öelda läbi elu. Ja meie muidugi soovime, et olete meie podcasti jälle lõpuni kuulanud ja vajutate sinna pöidla nupu peale, see on seal YouTube'is ja Spotify's seal nagu all on pöial, see tähendab, et teile meeldis. Me loodame, et te isegi olete vaadanud. Lõpuni vaadanud. Õnneliku lõpuni. Ja see tähendab, et teile meeldis ja siis vaadake, ma räägin, siis seal on veel siuke konksuga nupp, vot selline asi või võib-olla on niipidi, see tähendab jaga. Nii et palun jagage veel sõpradega ka seda, et kõik ju ei kuule seda fantastilist juttu, et nüüd jagage vähemalt ühe sõbraga, siis meil on kohe super hea meel selle üle. Ja mina olen ka soovitan, et nii toredad sõbrannad mul nüüd. Väga äge, hurraa, elagu ja elu 50+, hurraa, aitäh. Aitäh.